Esimene arupärimine on Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Indrek Saare, Mart Meri, Heljo Pikhofi, Eiki Nestori, Kalvi Kõva, Kajar Lemberi, Sven Mikseri, Karel Rüütli, Helmen Küti, Kalev Kotkase, Jevgeni Ossinovski 3. juunil selle aastal esitatud arupärimine narkovastase võitluse läbiviimise kohta number 343. Ja palun kolleeg Andres Anvelt kõnepulti. Aitäh, proua juhataja. Head kolleegid, kevade lõpus, suve alguses, juunis sai rea sotsiaaldemokraatide poolt üle antud arupärimine meie siseministrile niivõrd olulisel teemal, nagu see on ülikõrge narkosurmade arv Eestis. Me oleme Riigikogu 12. koosseisu jooksul meie fraktsioon on oma arupärimistega tulnud taas ja taas tagasi selle raske ja mureliku küsimuse juurde. Ja 2012. aastal, nagu te teate, kasvas ju narkosurmade arv lausa 160-ni, mis pani meid selle näite poolest 7 korda kõrgemale tasemele kui mõni teine Euroopa riik. Mitmetes vastustes rõhutasid nii ministrid kui ka peaminister seda, et narkosurmade kõrge arvukuse on Eestisse toonud laialdane A-metüülfentanüül ehk rahvakeeli valge hiinlase kättesaadavus meie narkootiliste ainete mustal turul, mis on ka õige. Kuid meie juhtisime mitmeid kordi siseministri tähelepanu asjaolule, et narkosurmade kõrge arv on ka meie arvates vähemalt otseses sõltuvuses tänavadiilerite püüdmise vähesusega. Ja seda tõestab ilmekalt ka statistika nende aastate jooksul, mil narkosurmade arv kümnete kaupa tõusis, vähenes pidevalt väiksemate, eriti väiksemate kogustega seotud narkokuritegude arv. Ja ministri väide selle aastani oli, et Siseministeeriumi valitsemisala prioriteediks on nii-öelda narkoparunite püüdmine ja tänavadiilerlus otseseks prioriteediks ei olnud. Ja selle aasta alguses, kui muudeti taktikat ning asuti aktiivselt püüdma tänavadiilereid ja Põhja prefektuuris loodi selleks lausa spetsiaalne üksus ja narkosurmade arv esimeses kvartalis vähemalt ja ka minu andmetel ka hiljem langes ligi pool ehk esimeses kvartalis 44%, mis näitab otseselt senise politseilise narkovastase tegevuse vähest efektiivsust. Ja politsei uudse tegevuse efektiivsus näitab ka narkokuritegevusega seotud statistiliste näitajate tuntav tõus. Ja sellest tulenevalt, et selgitada olukorda, mis siis ikkagi on toimunud ja kuidas on olnud võimalik see, et Eesti on langenud narkosurmade arvukuses niivõrd kehvale kohale ja nii palju noori inimesi on oma elu kaotanud selle mürgi tulemusel, mis Eestimaa suuremates linnades voolab, on meil küsida ministrilt 6 küsimust ja ma loodan, et lugupeetud minister siis ennem küsimusele vastamist ka vastava küsimuse parema järjehoidmiseks ka ette loeb. Aitäh! Suur tänu, kolleeg Andres Anvelt, ja palun nüüd kõnepulti lugupeetud siseministri. Lugupeetud proua juhataja, austatud Riigikogu liikmed, lugupeetud küsijad, suur tänu teile arupärimise eest. Me kindlasti jagame ühist muret, mis puudutab narkomaania teemat tervikuna ja ka narkokuritegevust Eestis. Aga ma pean möönma, et siin on mõned väited, millega ma kahjuks kuidagi nõus olla ei saa ja loomulikult need väited, mis on siin esitatud eelkõige esimeses küsimuses, ka ette loen. Esimene küsimus on, kas siseminister on valmis tunnistama, et narkokuritegude arvu statistiline tõus on otseses seoses narkosurmade vähenemisega? Ehk tõsisõnu, kas taktika muutus ja narkodiilerite aktiivne püüdmine politsei poolt on viinud narkosurmade arvu alla? Lugupidamise juures teie huvi tundmise, küsimise ja kindlasti selle probleemi markeerimise ees ma pean samas möönma, et ma ei ole mõnda aega kuulnud
nii üheülbalist lähenemist narkokuritegevusse ja narkomaaniasse, kui sisaldub selles küsimuses. Ja sellega ma kahjuks nõus olla ei saa, mis puudutab eelkõige arvu statistilist ja mingil kujul, nagu me teame, ka narkokuritegude arv kui selline, ehk siis algatatud kriminaalmenetluste arv on mehaaniline. Ta on kindlasti statistiline number, aga me peame tegema märkimisväärset vahet kas või erinevate paragrahvide vahel, mille alusel siis kriminaalasi on algatatud, olgu ta siis paragrahv 183, väike kogus karistusseadustikus, 184 suur kogus, 185 edasiandmine nooremale kui 18-aastasele ja nii edasi. Ja on täiesti selge, et kui me räägime narkosurmadest veel selles kontekstis, siis narkosurmade vähenemisele kahjuks ka minu süda ootaks ühte või kahte imevitsa, mis võiks lahendada selle teema Eestis, aga kahjuks selliseid imevitsasi ja nii mustvalget lähenemist ei ole, vaid me teame ju suurepäraselt ja kindlasti teavad ka küsijad, et narkomaania ja ka sealjuures väiksema kategooria narkokuritegevuse vähendamist saame me edukad olla ainult mitmete tegevuste koosmõjus. Sellel põhjusel ka eelmise aasta esimeses pooles sai kehtestatud narkokuritegevuse, mis on Siseministeeriumi valitsemisala peamine kohustus, narkokuritegevuse vähendamise tegevusplaan, mis koosnes väga mitmetest osistest ja mida ma viin siin ka mainida. Kõigepealt me võtsime selgesse fookusse eelmise aasta esimesel poolel Eestis kõige suuremad laastamistööd läbi viiva või tekitava siis aine. Fookuse pöörasime siis peamiselt sünteetilisele opioidile, mis on äärmiselt kange, fentanüül, mis Eestis kahjuks levib ja põhjustab ligi 80% narkosurmadest. Selle fookuse seadmine oli äärmiselt oluline just nimelt selle tõttu, et kuna tegemist on väga konspireeritud tegevusega, fentanüül teatavasti on aine, mis on äärmiselt kange, see tähendab, teda on võimalik anda üle väga väikestes kogustes, samas tekitades levitades siis uimasti narkomaaniat ja ka tekitades uimasti surmasid väga paljudele. Ehk siis väikesest kogust on võimalik saada suur hulk doose. Selle tõttu selle fookuse seadmine oli tähtis, see tähendas loomulikult ka märkimisväärse ressursi eraldamist. Ja nendest ressurssidest võin ma siin mainida kas või näiteks seda, 2012. aastaks sai eraldatud siis 1,6 miljonit eurot tervikuna kriminaalpolitsei siis menetlusvõimekuse tõstmiseks. Teiseks, kriminaalpolitsei erivahendite ostuks 315 000 eurot. Kolmandaks, sellel aastal, 2013. aastal eraldi täiendavad vahendid nägime ette selleks, et hankida narkopolitseile sõiduvahendid, mis on nende töös väga olulised erinevates prefektuurides. Neljandaks, kriminaaltulu võimekuse tõstmine, millest on siin parlamendis olnud juttu ka päris mitmel korral, aga ma mainin üle. Nagu te mäletate, 2011. aasta sügisel sai loodud eraldi kriminaaltulu tuvastamise üksus. Miks ma räägin sellest narkokuritegevuse vähendamise kontekstis? Selle tõttu, et kriminaaltulu tuvastamise üksuse üks peamisi objekte või ka töösuundasid on just nimelt suunatud narkokuritegevusse, sest kriminaaltulu konfiskeeritakse Eestis absoluutses enamuses just narkoasjades. 2011 sai see eraldi üksus loodud, 2012. aasta jooksul suurendasime 3-kordselt selle üksuse inimkoosseisu. Tänase hetke seis on kriminaaltulu üksuses, keskses üksuses töötab 10 inimest, täiendavalt veel 7 inimest on eraldi prefektuurides ja samuti oleme eraldanud ka kriminaaltulu üksusele täiendavad vahendeid selleks, et siis motiveerida inimesi ja võtta sinna tõesti tippeksperte ja häid ajusid tööle, kes peavad selle väga raske tööliini ka töötama. Viiendaks toon välja olulise muudatuse, mis puudutab
Politsei- ja Piirivalveameti erinevate tööliinide siis paremat juhtimist eesmärkide saavutamisele. Ma mõtlen siin eelkõige korrakaitsepolitsei, kriminaalpolitsei ja ka piirivalve omavahelist tööjaotust ja siis koostööd. Näiteks korrakaitsepolitsei fookus on suunatud sellele, et üha rohkem märgata siis erinevaid võimalikke narkolevitamiskanaleid, anda sellest operatiivselt loomulikult teada oma headele kolleegidele kriminaalpolitseis ja läbi mõelda nende erinevate tööliinide parem kombineerimine, et jällegi avastada siis võimalikke võrgustikke, nii levitamise võrgustikke, kui jõuda siis meie kõrgema sihini ehk siis selle äri organisaatoriteni välja. 6. 2012. aasta esimeses pooles oli selge suund ka, et senisest enam tänavatel levitatavaid kanaleid avastada, selle vastu ka astuda konkreetse ressursiga. 2013 alguses sai siis tööle rakendatud ka eraldi Põhjaprefektuuri narkokuritegude talituse tänavakuritegevusega tegelev operatiivgrupp, kus siis võeti juurde täiendava ressursiga siis 6 ametnikku, kes siis eelkõige Põhjaprefektuuris siis just erinevaid levitus- ja siis levitamisvõrgustikke avastavad ja selle vastu väga selgelt ka on suunatud nende tegevus. Ja lisaks 7. ma tooksin välja siis ka erivahendid, mis on hangitud kriminaalpolitseile ja mille osas me jätkame meie erivahendite kaasajastamist nii selle aastal kui ka järgmisel aastal. Need erivahendid on suunatud sellele, et viia läbi siis nii jälitustegevust. Teatavasti Eesti Vabariigis 70% juhtudest, kus jälitustoimingud otsustatakse läbi viia, need juhtumid on just nimelt narkoasjad ehk siis rasked narkokuritegevuse juhtumid ja selle tõttu on loomulik, et me käime ka ajaga kaasas ja suudame ka olla tehniliste vahendite poolest kaasaegne Euroopa riik. Suund on väga selge, lõhkuda siis raske varjatud kuritegevuse võrgustikke ja loomulikult läbi selle siis vähendada ka narkokuritegevust Eestis. Seega, kokkuvõttes selle esimese küsimuse suhtes, me oleme narkokuritegevuse paigutanud märkimisväärse ressursi, läbi on mõeldud ja süsteemsemaks on muudetud ka politsei tegevus. Ja me loodame ja on tõenäoline, et see avaldab mõju ka laiemalt ehk siis vähendab pakkumist turul ja läbi selle toob kaasa ka narkosurmade vähenemise, eelkõige nende narkosurmade vähendamise, mis on põhjustatud läbi fentanüüli. Selle aasta statistika on palju lubav, ja ma loodan, et see jätkub, aga peab veel kord ütlema, narkomaania vähendamisele ja narkosurmade vähenemisele me peame vaatama palju laiemalt. Narkosurmade põhjused on tegelikult aastakümnete tagused Eestis, ulatuvad 90 aastate keskpaika, kui Eestis kujunes välja tegelikult kahetsusväärselt suur grupp narkomaane. Tänasel hetkel eksperdid hindavad seda selleks arvuks kuskil 10 000 ja nagu te teate, statistika ütleb meile ka seda, et uimasti surmadest ligikaudu 80% ulatuses on tegemist pikaajaliste narkosõltlastega. Teine küsimus, kuidas on narkosurmade arvukuse vähenemine mõjunud piirkondlikult? Politsei tegeleb narkovastase võitlusega üleriigiliselt. Kui me räägime niinimetutest rasketest ehk kangetest narkootikumidest, siis siin on riskikohaks eelkõige Tallinn, Harjumaa, Ida-Virumaa. Seda kinnitab ka uimasti surmade geograafiline jaotus. Ja me võime välja tuua seda, et üledoosi 2012. aastal suri siis Harjumaal ja Tallinnas 113 inimest, Ida-Virumaal 37. Kolmas küsimus, kuidas on aga lood Ida-Virumaal, eriti Narvas, kas Siseministeerium ja tema valitsemisalas asuv PPA on plaanimas analoogilist tänavadilleritega võitleva üksuse loomist ka Ida-prefektuuri tööpiirkonnas? Siis saab veel kord üle korrata, et ka Ida-prefektuuris
on loomulikult tugevdatud analüüsile tuginevat ja läbimõeldud tegevust nii võrgustike kui ka uimasti äriorganisaatorite ehk nende tippude osas. Täna meil on eesmärgiks täita teatud vabad ametikohad, mis paratamatult tekivad Ida prefektuuris ja me oleme eraldanud selleks 2013. aastaks täiendava ressursi. Eraldi hetkel ei ole taktikalisel tasandil ja neid otsuseid peab loomulikult langetama politsei ise sellist sihti, et luua eraldi täiendavat üksust, aga selle otsuse loomulikult teevad kohapealsed inimesed ja selle juurde saab tagasi tulla siis, kui on sellised ettepanekud ka laekunud konkreetse taktikalise tegevuse kavandamiseks. Millised täiendavad meetmed on Siseministeerium planeerimas vähendamaks ikka veel Euroopa mastaabis ülisuurt narkosurmade arvukust? Meie suund on selge, proovida ja aidata kokku nõeluda ka teisi tegevusliine, mis on olulised narkomaania vähendamisel, eelkõige suunata tegevused ja ressursid ennetustegevusse, loomulikult aidata kaasa ka sellele, et mõeldakse rohkem läbi ja proovitakse ka näiteks Euroopa finantsperspektiivi vahenditest hankida ravi ja rehabilitatsiooniks võimalusi, aga täna me räägime tulevikku suunatud tegevustest, eelkõige ennetusest. Meil on siis uimasti ennetuse valitsuskomisjoniga valminud siis uus uimasti tarvitamise vähendamise poliitikadokument, mis ma arvan, et on üks terviklikumaid, mis siiamaani tehtud on selles valdkonnas. Selles poliitikadokumendis ehk siis valges raamatus antakse siis koostöös valdkonna ekspertidega terviklik visioon uimasti probleemi oluliseks vähendamiseks Eestis. Kindlasti on narkosurmade vähendamine üks selle dokumendi selgeid eesmärke, aga veel kord kordan üle, narkoprobleemi Eestis saab lahendada ainult pakkumise vähendamise, universaalse ennetuse, probleemide varajase märkamise, kahjude vähendamise, ravi ja vajalike jätkuteenuste ja valdkonna seire tihedas koostöös. Ma praegu nimetasin ära tegelikult 7 süsteemi, mille terviklikuks lähendamiseks ka see poliitikadokument on koostatud ja loomulikult see on see suund, mida me tahame ka jätkata järgmistel aastatel. Kuidas on sujunud koostöö teiste ametkondadega Vabariigi Valitsuse narkokomisjonis? Peab ütlema, et see koostöö 5 ministeeriumi, tegelikult isegi 6 ministeeriumi, sise, haridus, teadus, justiits, sotsiaal ja rahandusministeerium, kelle all on teatavasti Maksu- ja Tolliamet, ja nende allasutuste vahel on muutunud tihedamaks, on muutunud sisulisemaks. Aga teie ees on veel väga palju tööd, et neid rolle, vastutusi ja ootusi täpsustada ja ma arvan, et see uus uimasti tarvitamise vähendamise strateegia on ka väga selge alus selleks, et siis ühiselt kavandada ja ellu rakendada tegevusi, mis siis narkoprobleemi lahendavad. Ja 6. viimane küsimus, mida saavad siseministri arvates ära teha kohalikud omavalitsused? Minu hinnangul kohalikel omavalitsused on märkimisväärne roll. Eelkõige saab olla heaks partneriks ennetuse ja sekkumise võtmes. Omavalitsused on just need, kes peaksid ja saavad pakkuda siis erinevaid teenuseid ja jätkuteenuseid, mis peaks vähendama sõltuvusriske, vähendama riskikäitumist. Paljudes kohalikes omavalitsustes kahjuks ei ole piisavalt tervishoiu- ja nõustamisteenuseid, kuhu suunata siis näiteks alaealisi ja nendel vanemaid, kes on siis jäänud politseile vahele uimasti tarvitamisega, aga võimalikult varajase sekkumisega oleks siis võimalik vältida tugeva sõltuvusprobleemiga isikute ringi suurendamist. Tänan teid. Suur tänu. Ja teil on ka palju küsimusi. Alustame kolleeg Mihhail Stalnuhhinist. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud härra minister. Sellel aastal mälu järgi kuskil suve keskel lugesin nüüd infot lehest selle kohta, kuidas kontrolliti noori sõdureid ja seal oli nende hulgas avastatud erakordselt palju narkomane. Ma ei tea, kas neid võib igal juhul midagi sellist narkootilist nad suitsetasid. Mul veel jäi meelde, et 2,5% nendest, kes olid kontrollitud ja arv oli üsna suur. Et kas narkomaanide arv seal
Eesti Kaitseväes, kas see on muret tekitav probleem ja kas seoses selle kontrolliga on ka mingit jätku olnud? Aitäh! Tänan küsimuse eest. Loomulikult, igasugune uimasti tarvitamise tõus, kui te väidate, et tegemist oli informatsiooni või faktoloogiaga, mida te lugesite, mis näitab tõusu, on muret tekitav ja me peaksime tegema kõik selleks, et tõsta nende inimeste teadlikkust, kui tegemist on kaitseväelastega või ajateenistuse kutsutud isikutega, siis tõsta teadlikkust nende tegude tagajärgedest, mida tähendab uimastite proovimine, mida tähendab nendega eksperimenteerimine. Ja loomulikult see on väljakutse Kaitseministeeriumile, et siis teadlikkust tõsta oma ajateenistusse kutsutavate seas. Ehk siis minu sõnum oli ka selles vastuses see, et meil on täna üks märkimisväärne hulk uimastisõltlasi, kellega tegelemine on äärmiselt kallis riigile, väga vaevanõudev, väga pikaajaline, väga tugevate tagasilöökidega, sest ka sõltuvusravis on tagasilöögid. Aga kui me suudame ennetusse panustada, me suuname sinna ka märkimisväärse osa ressursist, suudame ära hoida võimalikku riski, et inimesed uimasti tarvitamise teele langevad, siis tegelikult me väldime sellega ühiskonna jaoks väga tõsiseid tagajärgi paljudes valdkondades. Tänan. Palun kolleeg Andres Anvelt. Aitäh! Väga konkreetne küsimus, ootan väga konkreetset vastust. Sai siin räägitud väga kõvast või sellist heast tulemusest narkosurmade vastas võitluses tänu sellele, et me konfiskeerime ja tegutseb meil kriminaaltulu osakond. Siit minuga küsimus, mitu eurosenti või eurokupüüri või mitu tuhat või mitu miljonit eurot on konkreetselt seotud fentanüüliga seotud kuritegudega, mis on ära võetud kriminaaltulu vastase osakonna poolt? Aitäh küsimuse eest. Selle numbri ma saan öelda teile siis, kui me oleme võtnud kokku näiteks selle aasta kriminaaltulu konfiskeerimise. Üldiselt seda statistikat paneb kokku kriminaaltulu osas Justiitsministeerium. Kui aga küsimus puudutab fentanüüli, siis selle saab loomulikult eraldi välja võtta. Siin on ka viimastel kuudel olnud päris suuri kriminaalasju, mille käigus loomulikult ka arestitakse kõigepealt kriminaaltulu fentanüüli levitajate osas, aga ma hea meelega selle statistika teile saadaksin, isegi veel täpsustades teie küsimust, kas 2013 aasta eraldi, 2012 aasta eraldi ja võttes siis kokku. Hea meelega selle esitan ja saan lihtsalt kinnitada seda, et loomulikult fentanüüli fookus on meil, alates 2012. aasta esimesest poolest ja sellega me jätkame ja samas rõhutan üle, et fentanüüli puhul on tegemist eriti konspireeritud tegevusega, kogused on seal väikesed, tegemist on äärmiselt kange ainega, nii nagu on ka avalikkuse ees olnud juttu, tõenäoliselt toodakse seda ainet Eestisse sisse. Nende erinevate kanalite ja nende erinevate versioonidega on praegu väga tõsist tööd tehtud ja ma arvan, et siin on juba mõne nädala eest näiteks siin on mõnest töö tulemusest olnud juttu ja ma eeldan, et neid tuleb ka lähiajal veel mitmeid, nii et jah, suund on fentanüül ühe selge fookusega, mis Eesti turul on siiamaani valitsenud, uimasti surmasi tekitanud, et selle osas tuua kaasa selle aine pakkumise märkimisväärne vähenemine. Tänan. Palun kolleeg Aadu Must. Lugupeetud juhataja, austatud minister, te rääkisite väga ilusasti ja veenvalt sellest, et narkoprobleemid ei ole juhtumipõhiselt lahendatavad, vaid tegemist on laia probleemiga. Ja ma küsiksin ka laia küsimuse. Ma kunagi töötasin Rootsis ja vanast nostalgiast loen internetis Rootsi ajalehti. Mind üllatab selline nähtus. Otse kui üldtuntud asjast Rootsi narkovõitluses räägitakse Eestist kui ohuallikast või õigemini nagu narkokoridorist, mitte otseselt süüdistades, vaid nii, et see lihtsalt on nii. Kas meile tehakse liiga? Või on sellel tõepoolest ka teie töös näha, et midagi sellist toimub, või on see juba võidetud vaenlane? Kas te iseloomustaksite mingil määral meie positsiooni
Skandinaavia võimaliku või mittevõimaliku narkokoridorina? Aitäh! Tänan küsimuse eest. Seda, kas meie oleme transiitmaa mingitele uimastitele, siis me oleme transiitmaa nagu mitmedki teised Euroopa riigid. Meie Eesti turu probleem on kindlasti selle kangetes, sünteetilistes uimastites. Teatavasti Eestis näiteks on sellest tulenevalt võrdlemisi marginaalne loodusliku opioidi turg, sellepärast et lihtsalt fentanüül ja tema erinevad derivaadid on siis ju sisuliselt Eesti turul peamine valitseja. Mis puudutab muid sünteetilisi aineid, siis loomulikult Euroopa üldine mure on, et sünteetilised ained, mida ka toodetakse lokaalselt Euroopas, on suurenenud. Üldse sünteetiliste ainete osakaal turul on samuti suurenenud ja sellest tulenevalt me võime ka öelda, et uimastite transiit või liikumine on endiselt tõsiseks mureks. Nüüd tänapäeva narkokaubitsemise areng on ka selles, et narkoäri organiseerivad grupid on tihti muutunud väga rahvusvaheliseks, ehk siis rahvusvahelises grupis on koos erinevate rahvuste esindajad, kes siis viivad läbi seda kui selgelt illegaalselt äriprojekti, juhivad seda ja toimetavad. Ehk siis eestlased on kindlasti ühes grupis mitmete teiste rahvusgruppide esindajatega ja loomulikult ei vaadata mitte ainult ühe turu peale, olgu see kas Eesti, Rootsi, Soome või mingi muu, vaid mitmete turgude peale tervikuna. Proovitakse siis levitada seda võimalikult laialt. Ma arvan, et Eestis see levitamine on ikkagi viimase 10 aasta jooksul selles mõttes teise kaaluga, et me oleme suutnud märkimisväärselt oma ka seadusandlikku baasi vaadata üle. Me oleme üks nendest 10 Euroopa riigist, kus uimastite organiseerimise eest suures koguses on ette nähtud kuni eluaegne vangistus. Ma arvan, et sellel on oma mõju ka sellele, et kriminaalpolitseinike sõnutsi pigem Eestit proovitakse vältida vahele jäämise kohana ja tõenäoliselt proovitakse valida siis ka sellised turud, kus siis vahele jäämisel sanktsioonimäärad on teised ja ka karistuspraktika on teine. See on viimase 10 aasta jooksul Eestis võib-olla suurenenud lähenemine, et ikkagi narkotippudesse suhtutakse üha rangemalt ja karmimalt. Ja samas veel kord rõhutan, narkomaaniat ja ka narkosurmasid me saame vähendada väga mitmete tegevuste koosmõjus. Eesti probleem on siiamaani olnud pigem see, et uimastite pakkumise osas on tegevused toimunud. Loomulikult, aga siin ette lugesin, oleme teinud märkimisväärse hulga, teha on aga veel palju. Me paneme ka ressurssi sisse selleks, et ka narkokuritegevust ehk siis pakkumist vähendada. Aga see on üsnagi rahuldavas seisus võrreldes minu hinnangul selle tegevusega, nende tegevusliinidega, mis on toimunud rehabilitatsiooni ja ravi osas ja kindlasti ka ennetuse osas. Ehk siis seal on võib-olla seda arenguruumi märgatavalt enam. Miks see ka nii on? Eks siin on ka tõenäoliselt vaja otsa vaadata mitmetele tegevustele see aastate jooksul, aga ka me peame ka möönma, et näiteks ravi ja rehabilitatsioon on tõesti äärmiselt kallis maksumaksjale. See on väga kulukas, kui me võtame kokku kõike kahjusi, mida tegelikult üks uimastisõltlane võib tekitada ühiskonnale ja seetõttu ei ole siin kahjuks ka lihtsaid ja kiireid lahendusi. Nii et täna me loodame selle peale, et panustades märgatavalt enam ennetusse ja seda me oleme teinud vähemalt viimase 2 aasta jooksul, ka Siseministeeriumi kaudu, kuigi meie tegelikult otsene vastutusala on uimastite pakkumise teema, siis me proovime ulatada oma käe kas siis jõudude kokkuliitja, koordineerija, aga ka teatud ulatuses ka rahastajana, ka ennetuse poolele,
sest paratamatult me tunneme seda valu, mida narkomaania kui probleem ühiskonnas tekitab võib-olla kõige otsesemalt. Me näeme seda valu tänavatel, meie politseinikud puutuvad kokku uimasti sõltlastega pargipinkidel, tänavatel, läbi õigusrikkumiste, läbi avaliku korra rikkumiste, läbi lihtsalt, erinevate ka üledooside ja nii edasi. Seega me tahame siin olla vastutustundlikud partnerid meie teistele ametkondadele. Aitäh. Palun kolleeg Eldar Efindeev. Aitäh, proua eesistuja. Minister, minu küsimus on seotud 3. küsimusega arupärimises, mis puudutab Ida-Virumaa ja Narva. Mõni aeg tagasi me arutasime Ida prefektuuri probleeme ja seoses koosseisuga tuli väga palju vabu kohti. Oskate te ütelda, kuidas selles alas on spetsialistidega, kas on täidetud või siin ka on puudu ja teised, kes töötavad, on ülekoormatud. See on üks pool ja teine pool. Te rääkisite omavalitsusest ja ma ei kuulnud, kas koostegevus temaga või mitte, aga siit on küsimus, kas see koostegevus, kui ta toimub, ta on programmiline, projektiline, kas on milline selline kooskõlastatud 2 poolt või paljude poolt nagu paber ja teiste partneritega ka, kuidas see koostegevus on, et ta oleks efektiivsem. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Nii nagu te mäletate ka minu vastus, mis puudutas Ida prefektuuri, siis tegelikult need koosseisud on seal olnud arvuliselt samad. Koosseisude täitumine tähendab. Loomulikult vabad ametikohad on, nendele kuulutatakse välja ka konkurssi. Sellel aastal on märkimisväärselt kõrgem võimalus ametikohtade täitmisele, kuna on siis motivatsiooni tõus toimunud tervikuna Siseministeeriumi valitsemisalas läbi palkade tõusu. Seda me järgmisel aastal ka jätkame. Seega on loodud eeldused nende vabade ametikohtade paremaks täitmiseks. Täna on minu teada konkursid käimas 2 ametikohale, mis puudutab narkokuritegude talitust Ida prefektuuris. Nii et loomulikult see kõik sõltub kandidaatidest, nende võimekusest asuda vastavaid ameti ülesandeid täitma, sest tegemist narkokuritegude talituse näol ei ole, ütleme siis niipidi, tegemist on eri teadmisi, eri oskusi nõudva väljakutsega, nii et seal peab olema mõlemalt poolt see valmisolek alustada teenistussuhet. Mis puudutab omavalitsusi, siis tänan küsimuse eest, ma jätsin mainimata lõpus ajapuudusel võib-olla näited, mis puudutab siis omavalitsuse rolli. Ma tõin välja selle, et omavalitsustel on tähtis roll eelkõige, et pakkuda teenuseid ja jätkuteenuseid, mis vähendaksid siis sõltuvusriske. Ma pean siin silmas eelkõige näiteks alaealistele suunatud teenuseid, loomulikult lapsevanemate nõusolekul. Näide on 2013. aasta kohta. Me oleme sel aastal alustanud siis Põhja prefektuuris koostöös siis prokuratuuri ja Mustamäe linnaosa valitsusega pilootprojekti, mille nimi on siis Puhas tulevik, mis on suunatud siis nendele alaealistele, kes on siis tabatud narkootiliste ainete tarvitamiselt. See puudutab siis selliseid sotsiaalseid teenuseid, kus pakutakse siis erinevat psühholoogilist abi, pakutakse siis nõustamist, koolitust, sinna on kaasatud ka lapsevanemad. Ehk siis eesmärk on proovida ära hoida nende alaealiste, kes on jäänud vahele uimastite tarvitamisel, nende edasist uimastite küüsi langemist, abistades neid, et nad saaksid tulla normaalse elu juurde tagasi, et nad ei otsiks siis väljapääsu uimastitest, et nad ei langeks nii-öelda eskapismi, eks ju. Ja selle tõttu selle pilootprojekt on algatatud. Siin me just räägime sellest, et me saame seda teha ja politsei on valmis tegema kõike endast ja olema ka eestvedaja ja Siseministeerium, kui omavalitsused tulevad kaasa. Mis me selle pilootprojektiga oleme näiteks ka kogenud, on see, et omavalitsuste valmisolek on võrdlemisi madal, ütleme siis nii. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas jällegi
loomulikult üksteist aidata, mitte otsida põhjusi, miks on ühes või teises kohas madal. Me teame, et Eestis on omavalitsusi, kes tõesti on nõrgad, aga Tallinna linna puhul me ei saa seda öelda, see on Eesti suurim omavalitsus. Selle tõttu on ka näiteks selle pilootprojekti käivitamine võtnud oodatust palju kauem aega. Nüüd ta on siiski käivitatud. Praegu on selles projektis tänase hetke seisuga, aga see on värskelt käivitunud, on 4 last, aga loomulikult see arv suureneb. Ja sellest pilootprojektist me tahaksime õppida ja pakkuda siis seda sama mudelit ka teistele. Siin on meil eeskujuks ka Skandinaavia riikide näited. Ja sellised lahendused on just nimelt suunatud selleks, et ennetada tagajärgi. Suur tänu. Palun kolleeg Helmen Kütt. Tänan proua eesistuja, lugupeetud siseminister. Kõigepealt suur tänu põhjalike vastuste ülevaate eest ja nii nagu te oma vastustes ka ütlesite, tõepoolest ennetustöö on äärmiselt tähtis. Aga hästi oluline on ka võõrustusravi ja kõik see, kui palju on võimalusi selleks. Viljandis tõsi on avatud haigla juures ka osakond, mis teeb suurepärast tööd, aga mitmete sotsiaaltöötajate poolt on tulnud mure ja see mure just puudutab alaealisi, et nendele selliseid kohti, ravikohti siiski napib. Ja järsku oskate mõne sõnaga midagi sellist positiivset öelda, sest sellised projektid, mis teil on toimunud, on väga head, ka varajane märkamine läheb sinna alla, mis on omavalitsustega koostöös toimunud. Aga just see mure, et kui on juba tekkinud lapsel või noorukil selline sõltuvus, et siis seda ravi ja võõrutust on väga keeruline saada. Aitäh! See on väga õige tähelepanek ja tõesti teema, mis kindlasti vajab täiendavat tähelepanu, pidevat küsimist, tähelepanu juhtimist. Ma praegu kirjeldasin teile eelmises vastuses just ühte pilootprojekti, mis on suunatud alaealistele. Teie küsisite siia juurde praegu sisuliselt juba välja kujunenud sõltuvusega alaealiste kohta. Need on väga traagilised juhtumid. Peab möönma, et uimaste sõltuvus, mis kujuneb välja täiskasvanul, see on kuidagi, kõlab võib-olla vähem traagiliselt kui lapsel. Kui lapsel on juba välja kujunenud uimaste sõltuvus, siis tõesti on tegemist juhtumitega, mis minu hinnangul tuleks lahendada eelisjärjekorras. Need juhtumid peaksid saama ka raviteenust, rehabilitatsiooniteenust eelisjärjekorras. Sest ma siiski eeldan, et neid juhtumeid ei ole, ütleme, liiga palju, sest paratamatult tuleb täiskasvanu ea piir tuleb, ette, siis me räägime juba ikkagi täiskasvanust, kui ta ületab teatud vanuse piiri, Tähtsam võib-olla ja võib-olla natuke laiemat gruppi hõlmab just needsamad 2 märksõna, varajane märkamine ja sotsiaalsete teenuste osutamine nendele, kes on uimastite tarvitamisel jäänud vahele, kellel ei ole seda sõltuvust kui otsest välja kujunenud, kes võib-olla on arvanud või arvavad, et uimaste tarvitamine on midagi cooli, See on midagi sellist, mida umbes üks proovis, et ütles, et näed, väga kihvt elamus ja kõik nii, Et kuidas võtta seda arvamust maha. Sellele ongi suunatud sellised pilootprojektid, mida ma tutvustasin ja loomulikult teadlikkuse tõus, milles oleks kaasatud ka lapse vanemad. Sellesse on suunatud erinevad ettevõtmised, mis viiakse läbi koolides. Me tahame eraldi lapsevanematele suunatud teavituse, süsteemse teavituse samuti sellel aastal käivitada ja seda juba Siseministeeriumi algatusel ja ka meie rahastusel. Nii et alaealiste teema on väga ühemõtteliselt fookuses, teie küsimus on äärmiselt õige, aga lihtne vastus teiste nüansside kõrval oleks see, et minu arust peaks alaealisi käsitlema eelisjärjekorras, mis puudutab sellised traagilised juhtumid, kui juba nendel on tõesti välja kujunenud sõltuvus, kui tegelikult füsioloogiline, nähe. Tänan. Palun kolleeg Enn Eesmaa. Suur aitäh, austatud minister. Loomulikult on narkoäri rahvusvaheline suur business. Sellele vastu peavad võitlema loomulikult kõik riigid eraldi, kuid veel olulisem võib-olla on rahvusvaheline koostöö. Millises seisus Eesti on tänasel päeval selles osas?
Väga sageli on räägitud meie koostööst Soome vabariigi vastavate organisatsioonidega, kuid teised riigid, kaasa arvatud näiteks Venemaa. Aitäh. Tänan küsimuse eest. Rahvusvahelise koostööle me paneme rõhku ja märgatavat rõhku just nimelt selle tõttu, et tänapäeva narkoäri on tihti rahvusvaheline. Selle sihiks on mitmed turud. Nagu ma ütlesin, siis nendes narkoäri organisaatorite seas on väga erinevatest rahvustest isikud. Koostöö Soomega on väga hea. Ma julgeks tõesti kasutada isegi sellist väljendit, et väga hea. Me otsime omalt poolt aktiivselt koostööpunkte ka Vene Föderatsiooniga, spetsialistide, ekspertide tasemel, eelkõige selle tõttu, et narkomaania probleem meist ida poole jäävas riigis on märkimisväärne ja sealt tulenev on põhjuseks ka meil ilmnevale, ehk siis eelkõige sünteetiliste opioidide levikule. Seal on selles koostöö otsimises on omad raskused, aga proovime neid ületada ja ekspertide tasemel need läbirääkimised ja ka koostöö otsimised käivad. Euroopa tasandil on Eesti minu hinnangul väga heas seisus, kaasa arvatud ka Europolis. Ja ma arvan, et jah, see rõhk just rahvusvahelise konteksti tabamisele on minu arvates samuti üheks võtmeks, sest paratamatult me oleme Euroopa ühises turus ja nagu ma ütlesin, siis sünteetiliste ainete levik hoogustub. On öeldud seda isegi, on minu mälu järgi kasutatud ka isegi sellist võrdlust, et iga nädal sisuliselt tuleb Euroopas turule üks uus sünteetiline droog, mida ei ole veel suudetud, mida paljudel juhtudel ei ole veel suudetud kanda ebaseaduslike uimastite nimekirja. Ja see on tõesti tõsine väljakutse just nimelt sellesse rahvusvahelisse koostöös, ehk siis kuidas suudetakse edastada informatsiooni uute sünteetiliste uimastite kohta ja kuidas suudavad liikmesriigid võimalikult kiiresti reageerida, et siis selle aine vastu jällegi oma tähelepanu suunata ja seda proovida turult välja tõrjuda. Tänan. Palun, kolleeg Olga Sõtnik. Aitäh, proua juhataja. Lugupeetud härra minister, minu küsimus puudutab kanepit, täpsemalt ravimikanepit. Et mis te arvate ravimikanepi laiema kasutamise suhtes? Et teatavasti mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides on ravimikanepi kasutamine laiemalt nagu levinud ja tegelikult ka Eestis on vist see võimalik, kuigi keegi seda võimalust ei kasuta, sest see loa saamine on väga-väga keeruline ja raske. Et mis on teie arvamus ravimikanepi osas? Aitäh. Tänan küsimuse eest. Ma kardan, et ma läheksin praegu natukene võõrale territooriumile, rääkides ravimitest ja ühe konkreetse ravimi toimetest või selle mõjudest. Ma arvan, et sellele peaksid ikkagi vastama eksperdid, milline see mõju on, kas seda Eestis on võimalik kasutada, ei ole võimalik kasutada, aga narkomaania probleemi juures, ma olen seda ka avalikult kommenteerinud viimase 6 aja jooksul päris tihti, mis puudutab eelkõige siis erinevate uimastite ettepanekud erinevate uimastite legaliseerimise kohta, et selline samm justkui vähendaks narkomaaniat. Ma vabandan, et ma meelevaldselt võib-olla toon selle teema praegu sisse, te küsisite konkreetselt ravimikanepi kohta ja siin minu soovitus on küll kindlasti küsida pigem arvamust Eesti ekspertidelt, kes siis oskaksid hinnata siis selle ravimi mõju, aga mis puudutab uimastite legaliseerimise teemat, siis ma võin siia lihtsalt kommentaariks öelda nii palju, et Eestis või Euroopas on väga vähe riike, kus mõni uimasti on siis mõnedes kindlates kohtades ja väga rangete reeglite alusel siis lubatud ehk siis legaalne. Omaette definitsioon, me peame siin tegema jällegi vahet, eks ju, legaliseerimise ja ka dekriminaliseerimise vahel,
antud juhul ma räägin uimastite legaliseerimise probleemist. Minu hinnangul see ei vähenda narkomaaniat. Selle väite kohta lihtsalt ei ole tõendust ja pigem rahvusvaheline praktika näitab seda, et see ebaseaduslik staatus siis narkootiliste ainete suhtes hoiab narkoturu ja ka sõltuvuste leviku oluliselt kitsamana, kui see oleks siis uimastite seadustamise puhul. Ja minu teada me räägime Hollandist, mis on üks väga vähestest Euroopa riikidest, kui mitte ainus, kus on siis tõesti lubatud ühe konkreetse uimasti tarvitamine väga rangete reeglite alusel, väga konkreetselt paika pandud kohtades ja mitte enamat. Mis puudutab dekriminaliseerimist kui sellist, siis Eestis erinevalt näiteks Soomest ei ole väikeses koguses uimasti tarvitamine omaenda hüvanguks kuritegu, vaid ta on väärtegu. Soomes on tegemist kuriteoga. See puudutab dekriminaliseerimise teemat võib-olla laiemalt. Aitäh. Palun, kolleeg Viktor Vassiljev. Juhataja. Härra minister, opioidid on meditsiinis täiesti seaduslikult kasutuses, morfiiniderivaadid nagu sünteetilised, seal promedool ja sellised asjad, nad on eriretseptiga täiesti kasutatavad, kodeiin samuti, nii et see on lihtsalt ääremärkuseks. Aga minu küsimus on see, et teie alluvad on siin tublisti teinud igasuguseid arengukavasid, narkopoliitika dokumente, pilootprojekte, arendavad ennetusteenuseid ja nii edasi, aga ikkagi narkosurmade arv kasvab Eestis, narkootikumide tarvitamine kasvab, eriti laste ja noorte seas. Lätist me oleme narkosurmade osas 3-kordselt ees. Milles on asi? Kas teie alluvad teevad halvasti oma tööd või on narkootikumide kasutamise kasvul mingid teised põhjused, olgu geneetilised, rahvuslikud, sotsiaalsed, klimaatiliselt või millised need põhjused võiksid olla teie arvates? Aitäh! Tänan küsimuse eest. Kahjuks teie küsimuses esitatud väited ei vasta tõele. Esiteks, narkosurmade arv ei kasva. Narkosurmade arv 2013. aastal ja me väga loodame, et see suundumus jätkub. Igal juhul, nagu ma teile ka siin parlamendi kõnetoolis täna kinnitasin ja lugesin ette väga mitmeid tegevusi, millel tõenäoliselt on samuti oma roll narkokuritegevuse ja ka uimastite pakkumise vähendamisel, siis selle tulemusena on tõesti sellel aastal narkosurmade arv vähenenud ligikaudu 30% võrra. Oli meeldiv kuu augustikuu, kus tänaseks hetkeks, aga täpsustatud andmed veel tulevad, on hetkel registreeritud augustikuus isegi uskumatuna tunduv number 1. Meil on 1 narkosurm augustis. Ma arvan, et see nii tegelikult ei jää. Ma arvan, et täpsustatud andmed ja miks ma räägin täpsustatud andmetest, sest Eesti Kohtuekspertiisi Instituut viib läbi vastavad analüüsid ja täpsustab seda statistikat mõne aja jooksul. Siis me saame kuulda ka näiteks samast augustist. Aga jumala pärast, ärme hakka võrdlema omavahel nii palju kuid, kui ma julgeksin siiski öelda, et suundumus narkosurmade vähenemisele on praegu olemas. See oli teie esimene väide. Teie teine väide oli, et uimastite tarvitamine kasvab. ESPAD-i uuring, mis võrdleb omavahel 4 aastat, viimane ESPAD-i uuring 2011, siis tegelikult on peatunud alaealiste ehk siis 15–16 aastaste seas uimastite proovimine. See on kuskil 30–32% ligi. Ta ei ole läinud üles, ta on tegelikult jäänud samaks, mis tähendaks, et me oleme hetkel olukorras, kus on võimalik vast järgmiste sammudega, ja ma veel kord rõhutan, need sammud on väga komplekssed, siin peavad toimima väga erinevad liinid, et saavutada narkomaania vähenemise osas edu. Meil on võimalik hakata siit liikuma allapoole. See puudutab siis alaealiste seas uimastite tarvitamist. Ja nagu ma ütlesin, alaealised on väga selge fookusgrupp, ehk siis me tahame tõesti teha kõik, mis võimalik tulevikku suunatud tegevustena
ja et ära hoida uimaste tarvitamist siis tänaste alaealiste seas. Meil on uimasti sõltlaste arv, mille juured tegelikult peituvad eelmises sajandis. Ekspertide sõnutsi on uimasti sõltlaste arv tegelikult, kui mitte vähenenud, siis vähemalt stabiliseerunud. Nende arvuks täna julgetakse pakkuda ligikaudu 10 000. Ka siin me võime tuua välja positiivse suundumuse ja see suundumus on selles, et vähem tuleb peale nooremaid uimasti sõltlasi. Miks ma seda julgen väita? Statistika näitab, et uimasti sõltlaste keskmine vanus on aastat aastale kogu aeg tõusnud ja täna ta ületab 30 eluaastat. See keskmine vanus uimasti sõltlaste seas oli aastaid tagasi märkimisväärselt noorem ehk märkimisväärselt väiksem. Seega, meil on objektiivselt asjale otsa vaadates näha teatud suundumusi positiivses suunas. Teha on veel väga palju ja selle tõttu me jõuame ringiga tagasi uimasti tarvitamise vähendamise poliitika paberini või siis valge raamatuni, mis peaks olema selliseks ühtseks aluseks, kus on kirjas nii väärtused, nii põhimõtted, väga selgelt sisse kirjutatud tõenduspõhisuse, arusaam tõenduspõhisusest, ehk siis kõiki neid erinevaid mudeleid, ennetusele suunatud metoodikaid, mida me Eestis tahame rakendada, need peavad olema tõenduspõhised, see tähendab, et nad peavad olema näidanud selgeid tulemusi juba varem. Ja ma arvan, et kui selle poliitikadokumendis ära määratletud väärtused, põhimõtted ja ka ühtsed tegevused saame kokku leppida, siis me saame jällegi liikuda sammu edasi, et heas mõttes põimida kokku neid väga erinevaid toimijaid, kes täna kõik tegelikult teevad oma hingest, annavad kõik, et narkomaaniat vähendada. Olgu need vabakonna esindajad ehk siis mittetulundussektor, olgu need erinevad eksperdid, olgu need omavalitsused, olgu need, nagu ma nimetasin, 6 ministeeriumi Eesti Vabariigis, tegelikult puutuvad otsesemalt ja natuke vähem otsesemalt kokku narkomaania kui probleemi vähendamisega ja loomulikult erinevad ametkonnad. Seega, tegemist on nähtusega, mis on horisontaalne, läbib väga erinevaid ühiskonna kihte ja edu on võimalik saavutada ainult läbi selle, et me suudame kõik need erinevad liinid panna toimima võimalikult tulemuslikult, süsteemselt. Siiamaani ma olen kasutanud ise seda võrdlust, et tegemist on mingil kujul nii-öelda taburetiga, millel tõesti üks jalg vähemalt on enam-vähem kandnud, teised on olnud võrdlemised nõrgukesed. Meil on vaja see taburet heas mõttes kandma saada tervikuna ja olen ka loetlenud neid tegevusi, mida me oleme selleks teinud. Ja mul on hea meel, et ka kindlasti teised saavad siin parlamendi puldis lähikuudel vastata küsimustele, mis puudutab narkomaaniat. Tänan. Palun, kolleeg Valeri Korb. Aitäh, lugupeetud härra minister. Mitte esimest korda räägime siin päris narkovastase sõjast. Ja jutt ausalt rääkides käib üldiste sõnadega ja mõnikord ei saagi aru, kuhu me liigume selles suunas. Härra kolleeg Eesmaa küsis, kuidas välismaalt toimub tal, Venemaalt metadoon on nagu uimased kasutamiseks, meie kasutame nagu selle inimeste ravimiseks. Aga minu küsimus on sellega seotud, täpsemalt tahaks teada teilt kuulda vastus, et need, kes kasutavad uimased, tuleb kindlasti tagasi tuua ühiskonda ja selleks on vajalikud haiglad, keskused, kallis lõbu, mis teha. Ja seoses sellega mul ongi teile küsimus, kas võite nimetada, konkreetselt, kus on Eestimaal need keskused või haiglad, kuhu võib sõita ja uurida nende kogemust ja ma usun, et siis me laiendame oma teadmised selles suunas. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Nii nagu vastas või midagi vastand, vaid viitas lugupeetud küsija Helmen Kütt siin eelnevalt, siis Viljandis on
ravi ja rehabilitatsiooni kohad olemas selleks, et siis uimastisõltlasi võõrutada. Eestis on lisaks meditsiinilisele rehabilitatsioonile ka niinimetatud sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegelejaid. Just nimelt neid aktiviste oleme me mitmetel juhtudel ja läbi aastate kuulnud ka meedias esinemas ja andmas oma väga head ekspertnõu ja need inimesed teevad tihti väga tänuväärset tööd sotsiaalse rehabilitatsiooni osas. Mida ma selle all mõtlen? Ma mõtlen näiteks Lootuse küla, millel on täiesti oma metoodika, oma rahastamine. Me näiteks uimastiennetus valitsuskomisjoniga just eelmisel nõupidamisel kohtusime Lootuse küla esindajatega. Kuulsime nende lugu, kuidas Lootuse küla on üles ehitatud, millise metoodika alusel nad töötavad. Nad on võtnud endale ühe Ameerika Ühendriikides praktiseeritava programmi, mille alusel nad siis võõrutavad uimastisõltlasi. Tegemist on ka usulisel alusel siis läbiviidava programmiga, ehk siis kristliku programmiga, mis ei pruugi sobida kõikidele, sobib aga teatud inimestele. Ja neid sotsiaalse rehabilitatsiooni keskusi on kuskil 10. Tänane küsimus võiks olla, et milline on nende sotsiaalsete rehabilitatsioonikeskuste tulemus, ehk siis milline on olnud tegelikult uimastisõltlaste võõrutuse protsendid, kui paljude puhul on õnnestunud juhtumeid. Sellele peab vastama tegelikult üldist analüüsi läbi viidud ei ole. Just arutasime ka Tervise Arengu Instituudi, kes lubas võtta oma tööplaani just nimelt sellise analüüsi läbiviimise, et siis hinnata ka erinevate sotsiaalsete rehabilitatsioonikeskuste edukust. Ja siit jällegi veel üks samm edasi võiks olla minu hinnangul ka see, et parimad sotsiaalsed rehabilitatsiooniprogrammid võiksid saada ka selget tuge riigi poolt. Täna mitmed nendest toimivad tegelikult eraalgatusel, toimivad vabakonna põhimõttel, ise hangivad rahastust ja nii edasi. Nii et see on kõik, mis on siis täiendavalt riigi poolt pakutavale. Kindlasti riigi poolt pakutav ei ole kaugeltki tänasel hetkel piisav. Aga sellises seisus me oleme, nagu te ka ise väga õigesti ütlesite, ravi ja rehabilitatsioon on väga kallis. Selle tõttu me täna saame tulevikku suunatuna teha kõik, mis võimalik, et ennetada võimalikke uimastisõltuvuse probleeme, aga loomulikult kuhugi ei kao ka see 10 000 uimastisõltlaste arv, vaid ka nendega tuleb tegeleda ja loodame ka seda, et uuest finantsperspektiivist on võimalik suunata ka sinna täiendavaid vahendeid, selleks, et just nimelt aidata neid oma sõltuvuslikust ringist välja. Tänan. Suur tänu, härra siseminister. Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised ja kutsun kõnepulti kolleeg Andres Anvelti. Aitäh, proua juhataja. Hea minister, head kolleegid. Ei oskagi kuskilt pihta hakata, sellepärast, et minu küsimus oli ju tegelikult suunatud millele? Minu küsimus oli suunatud sellele, kas minister on valmis tunnistama teatuid möödalaskmisi 2 aasta poliitikas. Seda me muidugi kuulnud, mis on ka arusaadav, sellepärast, et see eeldab poliitilist vastutust. Aastast 2011 kuni 2013, ütleme 2012 lõpuni, on narkosurmade arv olnud pidevas tõusus. Ta ei ole käinud üles alla, kuni 2012. aasta lõpuni ta oli pidevas tõusus, ma tuletan meelde. Ja siit samast puldist oleme me juhtinud tähelepanu ka sellele, et meil on olnud tegevuskava, eks ju, mille käigus narkosurmade arv tegi Eestis 10 aasta jooksul üldse kõige suurema hüppe, mis on üldse võimalik ette kujutada. Ja meil võivad olla erinevad tegevusplaanid, aga tegevusplaane ei loe narkodiilerid, tegevusplaane ei loe narkomaid, seda loevad poliitikud. Ja minu küsimus oli selles, et kas siseminister on valmis tunnistama seda,
et teatud möödalaskmised, kas neid teatud saab nimetada, aga tõsised möödalaskmised sisejulgeolekupoliitikas on viinud selleni, et Eesti on kaotanud kümneid ja kümneid noori inimesi. Seda me muidugi ei kuulnud. Meediast me oleme vahepeal lugenud erinevaid süüdistusi või, kuidas ma ütlen siis, nagu oma õigustusi, nii on öelnud siseminister Ekspressile näiteks, et narkomaaniat ei saa vähendada üksnes karistuspoliitikaga, õige. Samas minister Pevkur on rääkinud sotsiaalministrina, kui ta oli veel siis sotsiaalminister, et pakkumise vähendamine on just politseitöö. Vahepeal siseminister leidis üldse, et siin rääkija on süüdi selles. Kuna mina olin 2003 Keskkriminaalpolitsei direktor, kui fentanüül, nagu öeldakse, Eestisse jõudis. Sellise loogika pinnal võiks ju teha järeldusi, et tema erakonnakaaslasest linnapäevakandidaat on oma liiklusrikkumistes ka süüdi selles, et meie siseminister rikkus 10 aastat tagasi massiliselt liikluseeskirju. Niimoodi selliseid järeldusi võiks teha tõesti, kuigi see ei ole asja mõte. Ma küsiks nüüd selle sama narkostrateegia või narkoennetuskava kohta, kus siis see tõde peitub. Just on siin mõned kuud tagasi tänane justiitsminister Hanno Pevkur öelnud seda, et väga lihtsalt ma ütlen kohe, ta ütleb selgelt, et narkovastane võitlus on käima lükatud, see tähendab seda, et esimeses kvartalis on narkosurmasid 44% vähem ja mis tõttus on, ütleb meie siseminister või justiitsminister, et see langus võib olla riigi mulluse poliitikamuutuse tulemus, mis pani narkootikumite maaletoojate ja suurte grupeeringute kõrval püüdma ka väikesemaid diilereid ja mis on juba kasvatanud ka narkokuritegudes süüdi mõistetu arv. Seda sama küsisin meie ka ministrilt. Vastus täna ministrilt oli, et narkosurmadega seonduvat statistikat ei saa võtta mehaaniliselt. Jah, küsimus on tõesti, kui palju mingisugust statistikat saab võtta mehaaniliselt, aga narko puhul on selline iseärasus, et narkokuritegu ei tule ise politseiosakonna siis, kas tal on tuju või mitte, sarnaselt tädi Maali või onu Jüriga, kellelt varastatakse näiteks jalgratas. Tema otsustab, kas ta hindab seda politsei vääriks või mitte. Narkokuriteo statistika jõuab siis statistikasse, kui politsei on kedagi kinni püüdnud. Ja selle aasta algusest Põhjaprefektuuris politsei hakkas kinni püüdma. Ehk mida ma tahan öelda, on see, et me jõudsime sinna, mida me 2 aastat rääkisime, siit samast puldist. Ennem kui narkopakkumist tänavatel ei vähendata, ei lange ka narkosurmade arv. Seda siiani tehtud ei olnud. Ja muideks see näite tõestuseks, paluks 3 minutit juurde. 3 minutit, palun. Selle näite tõestuseks see sama asi, mis minister ütles. Tallinnas on langenud narkosurmade arv. Ida-Virumaal on see jätkuvalt kõrge. Miks? Sest Ida-Virumaal ei tegeleta tänaval narkodiileritega. Jah, Ida-Virumaal on paljusid probleeme, Ida-Virumaal on üldse politseiskaadri probleemid. Aga see sama konkreetne väite saab tõestuse ka sellest, et seal, kus tegeletakse, on see probleem vähenenud ja seal, kus ei tegeleta, on see probleem jätkuvalt suur või isegi kasvutrendis. Tegevusplaan on iseenesest hea. Tegevusplaan peab olema. Kriminaaltulu äravõtmine narkokurjategijalt on hädavajalik, sest seda investeeritakse taas narkoturgu. Kuid ilma võitluseta tänaval ja ilma ressursipanekuta sellesse ei juhtu nende samade narkoostjate seisukohast mitte midagi. Nii kaua, kui nendel on kaup kätte saadav, nemad oma ostutuhinat, oma järgmist doosivajadust millegi muuga ei asenda. Nii et hea minister, anna mulle andeks, aga oma küsimusele ma kindlasti vastust ei saanud, ehk tegelikult ma ju küsisin mida. Kas siseminister tunnistab seda, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud sisejulgeolekupoliitika narkosurmade osas on olnud valel teel. Siseminister seda ei tunnistanud. Erinevalt justiitsministrist, kes seda oma intervjuus väga selgelt ütles, et poliitika muutus on kaasa toonud muutused ka selles kurvas arvus. Aitäh!